Tere taas kuulama Valga haigla taskuhäälingut Piirilinna tervisejutud. Mina olen Riina Järvesalu, täna on stuudios taas Maarja Brause, Valga haigla ravijuht, neuroloog. Tere tulemast! Tere taas! Ja meie räägime täna seljavaludest. Just. Ei saa vist enam öelda, et selg valutab ainult vanadel inimestel, ehk siis see on eaga kaasnev mure, vaid selg võib teha muret ja põrguliku valuga täiesti noortel. Miks? Ja see on täiesti tõsi, et patsiente seljavaluga minu vastuvõtul on seinast seina, küll on olnud 18-aastaseid ja siis on olnud ka 80-aastaseid, et tõepoolest pigem on see siiski kulumisega seotud ja ikkagi vanemate inimeste probleem, aga on ka noorematel inimestel kindlasti seda probleemi. Me oleme kuulnud nutikaelast, nutiseljast, see tähendab, et noortel inimestel ongi just nimelt nutiseadmetest tekitatud seljavalud. Jah, kindlasti selline nutiseadmete liigtarbimine ja kasutamine erinevates asendites ka pikalt olemine tekitab lihaspingeid, samal ajal see tekitab ju passiivsust, inimene võib-olla liigu või noor nii nagu võiks ja peaks, et eks see seljavalud ka noores eas on tingitud eelkõige sellest, et kehatüve lihased on nõrgapoolsed, mitte alati on sellest, aga siiski see on selline sagedane põhjus. Ehk et jah, tõepoolest ja läheb see problemaatika järjest nooremaks just ilmselt sellepärast, et see on seotud sellise vähesema liikumisega, kui mida vanasti oli ja selliste passiivsete tegevustega, et inimene ei liigu oma päeva jooksul nii palju kui peaks ja see lihaskond ei arene nii nagu peaks võib-olla, et oleme nagu üleüldiselt natukene nõrgemas füüsilises vormis kui võib-olla siin mõnikümmend aastat tagasi, et seda näeb ka Eesti kaitseväes noorte poiste pealt, et tihti see on ka muide üks põhjus, miks satutakse nende seljavaludega minu juurde, et on see teenistuseelne kontroll ja siis tuleb välja, et kuidagi see selja vastupidavus ja seljavalud, et see on nagu probleemkoht ja siis saadetakse minu juurde ka mõnikord, et neuroloogile hindamiseks, kas seal on midagi tõsist lahti või on midagi sellist, mida saab korrigeerida. Arstid ütlevad, et kõige õigem istumisasend on see kõige ebamugavam täisnurga all ja kaua ausalt öeldes vastu selles asendis ei pea ja selg hakkab valutama, aga tegelikult missugused on need kõige kahjulikumad asendid, kui me istume päevast päeva kontori või koolilaua taga? Eks jah, tõepoolest sirge seljaga istumine ja soovitatakse ju ka niimoodi, et ei toeta selga üldse kuhugi, vaid tõesti istud sirgelt, see tegelikult on omaette trenn, et sellepärast see ongi raske, et see tegelikult ju juba omakorda koormab lihaseid ja inimesed ju väga ei viitsi ja püsi selles asendis pikalt. Et ikka siis vajutatakse ühele poole või teisele poole natukene kössi ja see ongi see põhjus, miks siis lõpuks siis mingis asendis selg hakkab valutama. Et selliste süütute seljavalude puhul, mille puhul te ei leia mingisugust muud põhjust, siis ongi meie esmane suunamine taastusravisse, jällegi füsioteraapiasse ja füsioteraapia eesmärk ei ole nüüd see, et ühe korra käime seal ära ja siis tehakse seal mingisugust ägedat massaaži peale, mida on selg korras, vaid tegelikult füsioteraapias just nimelt antakse nõu ja seal tuleb ära teha ise suur kodutöö, et teha siis vastavaid sobivaid harjutusi, mis just nimelt need kehatüve lihaseid tugevdab, et see sinu nii-öelda loomulik korsett hoiaks seda selgroogu ilusasti õiges asendis ja toetaks seda, et see on selle füsioteraapia põhiline eesmärk. Ehk et see ei ole selline passiivne asi, vaid just nimelt aktiivne, seal peab ise ja tasub ise siis aktiivselt osaleda, et siis saame me suuremast osast seljavaludest, mis iganes vanuses päris hästi jagu. Kuidas me ise saame oma seljale kahju teha igapäevatoimetusi sooritades, et me oleme ju küllalt ka näinud neid õpetusi, kuidas näiteks maast midagi tõsta või kükitada, et missugused on need apsakad, mida inimesed teevad, jõudes siis näiteks sinu kui neuroloogi kabinetti? Jah, et eks ühelt poolt peab seljale ja oma füüsisele koormust andma, aga see koormus peab olema kindlasti sobiv sinu vanusele, arvestades siis ka sugu, et naisterahvastele ikkagi selliste 50 kiloste suurte tsemendi või mis iganes muude kottide tassimine ei ole päris see, mida nad tegema peaksid ja tihti ju tullaksegi vastuvõtul, öeldakse, et seljas käis just nagu raksakas või nõksakas läbi pärast, mida mulle liikunud seal, ma ei tea, üks jalg, teine jalg või kogu inimene, et see läks üle, aga et käis selline ehmatav jõnks läbi. Et kindlasti koormuse valik ja tõesti need ergonoomilised asendid, kuidas tõsta midagi, et tõstame nagu põlvede kaudu, et ei lähe sinna kummargile ette maha ja tõstame midagi rasket, vaid põlvedest alla.
et selle kohta kindlasti annab füsioterapeut ja head nõu ja tänapäeval on olemas ju YouTube'id ja kõik muud head kanalid, kus kindlasti on ka olemas vastavaid videosid, kus näidatakse, kuidas siis teatud tegevusi teha ja eks me teame ka seda, et inimestel on ju erinevad töökohad, ametid, et inimesed, kes tegelevad näiteks ka teiste inimestega, näiteks ka meie haiglas, õed, hooldajad, kes tegelevad patsiendi tõstmisega, liigutamisega, seal on väga-väga oluline see, et teha seda õigesti ja enda keha säästes õigetes asendites. Ja siin on ka see, räägime töökoha ergonoomiast, et kuidas siis selliseid tegevusi nii teha, et ise nii-öelda sõna otseses mõttes katki ei läheks. Ja samamoodi siis kontoritöötajatel on ju tänapäeval palju soovitusi, et on need püsti seismise lauad, mida saab sujuvalt liigutada, sest et istuv asend on inimesel üldse kõige halvem. Aga see paraku on väga paljude töödega käib kaasas, et küll me istume autoroolis, siis me istume oma laua taga, et seal just need samad asjad, et anda siis vahepeal seljale puhkust, tõusta püsti, sirutada ennast natukene, et sellised kõik asjad siis säästavad meie enda keha ja parandavad seda selja tervist, et voodi peaks olema inimesele küll kõige ohutum ja mugavam koht, kus me saame öö jooksul ennast välja puhata, aga on ju küllalt selliseid juhtumeid, kus hommikul ei saa enam voodist püsti, sellepärast et ei saa ennast ei keerata ega liigutada, valu on nii metsikult suur ja see aheldabki päevadeks voodi külge. Millega tegelikult siis tegemist on ja mida sellisel juhul teha, mida mitte? Kui valu on väga tugev, siis tulebki anda natukene seljale puhkust, et see öeldaksegi, et lamavasend ja selline seismine, et need on rohkem selga säästvad ja istumist tasuks siis sellise seljavalu puhul vältida. Tuleb võtta sobivaid valuvaigisteid, kindlasti ei pea seda valu kannatama või mõtlema, et kui ma nüüd ei tea, et kui suur see valu on, et siis ma kuidagi magan midagi maha, et kindlasti mitte. Adekvaatne valuravi on tänapäeval patsiendiravi A ja O, et valu ei pea inimene kannatama, ehk et siis peab oma perearstiga esmajoones ja vajadusel siis ka neuroloogiga nõu pidama, et missugused ravimid siis sobivad selle seljavalu puhul ja kui on tegemist sellise nii-öelda tavalise seljavaluga, mis piirneb ainult seljapiirkonnaga, enamasti siis alaseljaga, siis jällegi sobivad apteegi käsimüügiravimid, esmajoones paratsetamool, võib proovida ka ibuprofeeni, tolmeeni, erinevaid selliseid käsimüügis olevaid ravimeid ja paratsetamool siis taaskord jah, nendest kõige ohutum ja süütum, mida võib iga inimene väikses annuses vajadusel võtta. Ja siis tuleb oodata just mõnikord see paar päeva, et see kõige hullem valu üle läheb ja siis ta saab püsi liikuma, et nii kuidas selg lubab, nii tuleb siis liikuma hakata tasapisi, et ja kui see seljavalu ikkagi kestab mitu päeva ja ütleme, mis on siis nagu selline sümptom, mis juba huvitab siis neuroloogi, selles mõttes huvitab, et millega siis ka perearst suunab juba neuroloogi juurde, on see, kui see lööb jalga, kui kas ta lööb ühte jalga või mõlemasse jalga see valu ja võib kaasneda ka näiteks põiekontrolli häirevad, siis peab nagu kiiresti tegutsema, siis peab ikkagi pöörduma juba abi saamiseks arsti poole. Kas ja kui palju selg tahab sooja? Kas kuiva sooja või ütleme, kui valutab või nii-öelda märga sooja, vann, saun, mis iganes? Kõik sellised sooja protseduurid mõjuvad hästi, sellepärast et need lõõgastavad seljalihaseid. Kui on juba tekkinud selline närvivalu selga või sellistest väikestest liigestest tingitud valu, mis seal siis selgroo piirkonnas on, siis tihtipeale inimene hoiab seda selga juba selle valu pärast krampis ja siis sinna tuleb omakorda juba see lihaspinge juurde ja siis see läheb veel hullemaks, et selles mõttes lihaspinge maha saamiseks kindlasti need kõik soojavõtted on head. Ujumine ja muidu ka vesivõimlemine muide selles mõttes aitab hästi ka ära hoida seljavalu ja sellises mitteakuutses ehk ägedas perioodis siis võib täiesti seda harrastada. Ja saun sinna juurde ja kindlasti ka soojad kaerakotid näiteks või mis iganes muud soojendusvahendid, et selles mõttes sobivad hästi. Aitäh Maarja Prause tänaste nõuannete eest, aitäh kõikidele kuulajatele, kuulmiseni nädala pärast.